Tere õhtust, on reede 10. juuli ja selle nädala viimased Tallinna uudised alustavad. Tallinnas on rohealade arendamine üha hoogustumas. Lähiaastatel valmib uus rohekoridor ehk Putukaväil hakkab ühendama erinevaid linnaosi ja piirkondi. Projekti teostamist alustatakse Põhja-Tallinnast. Tallinna kiirabi avas uue ja avara tugikeskuse Põhja-Tallinnas. Lisaks saadi 8 uut kiirabiautot, mis on mõeldud raskes ja üliraskes seisundis haigete raviks. Tallinna kiirabil on nüüd ka telemeditsiini võimekus. Telemeditsiini seade võimaldab kiirabil sündmuskohal või patsiendi juures või kiirabiautos ühendada patsiendi külge selline monitoriseade, mis mõõdab kõiki elulisi parameetreid ja saata see pilt online'is arstile. Tallinna linn plaanib luua ainulaadse Putukaväila, mis algaks Kopli kaubajaamast ja kulgeks kuni Hiiuni välja, ühendades eri linnaosi ja naabruskondi. Ta ei ole rohekoridor ainult ökoloogiliselt, vaid ta on rohekoridor ka inimeste liikumise mõttes. Täna algasid Lasnamäe spordikompleksi ees Majaka ja Kantsi tänava vahelisel Peterburi tee ristmikul tänavavalgustuse rekonstrueerimistööd. Linna plaan on novembriks siis vahetada välja kõik vanad betoon või ajutised puidust postid uute vastu. Külaliskorterid on paljudes ühistutes kujunenud valupunktiks. Seal peetakse rahvarohkeid pidusid, juuakse ja ei peeta öörahust kinni. Linnapea soovib valdkonda reguleerima hakata. Külaliskorterite olemasolu linnaruumis tihti tähendab kohalikele inimestele ka probleeme. Salme kultuurikeskus saab uued Black Box saalid ja ruumid huviringidele. Nüüd oleme jõudnud põhimõtteliselt lõpujärku, et viimased viimistlustööd veel ja maja esimene etapp on valmis. Tallinna kiirabi avas uue tugikeskuse Põhja-Tallinna linnaosas aadressil Manufaktuuri 5. Lisaks sai Tallinna kiirabi 8 uut kiirabiautot, kus esmakordselt Tallinnas on kasutusel kiirabi telemeditsiin. Tallinna kiirabi ligi 500 arsti, õde ja parameedikut töötavad ööpäeva ringselt 3 vahetuses, kokku 8 tugikeskuses Mustamäel, Haaberstis, Koplis, Kesklinnas, Lasnamäel, Pae ja Mahtra tugikeskuses ning Maardus ja Viimsis. Kiirabi uus tugikeskus asub Põhja-Tallinna linnaosa keskel, tagades võrdselt hea ligipääsu igas suunas. Seal hakkab tööle kuni 16 ööpäeva ringselt valves olevat inimest. Statistika näitab, et Tallinnas just selles piirkonnas, ehk siis Põhja-Tallinnas abivajajate arv on suurem. 2 põhjusel. Põhja-Tallinn on suhteliselt vana linnaosa, siin on palju eakaid inimesi, aga samas Põhja-Tallinn kiiresti areneb. Siia tulevad noored inimesed, noored pered, aga ka lapsed. Ja loomulikult see, et siia tuleb ka kiirabi ja valmidus osutada abi iga hetk, see on väga tähtis linnaosale, aga suuremas plaanis on tähtis Tallinnale. 8 uut kiirabiautot on ette nähtud raskes ja üliraskes seisundis patsientide raviks. Sellised kiirabiautod on sisuliselt ratastel intensiivravipalatid. Uuendusena on Tallinna kiirabil sellest suvest alates telemeditsiini võimekus. Telemeditsiini seade võimaldab kiirabil sündmuskohal või patsiendi juures või kiirabiautos ühendada patsiendi külge selline monitoriseade, mis mõõdab kõiki elulisi parameetreid ja saata see pilt online'is arstile, kuivõrd Eesti kiirabis enamusbrigaade on õebrigaadi, kus töötab kiirabiõde, kes on küll väga hästi ettevalmistatud ja koolitatud, aga siiski on üksikuid kriitilisi situatsioone, kus on vajalik arstlik nõuanne. Ja täna siis see tohter, kes seda brigaadi või neid brigaade konsulteerib, saab harjuvuspärase ülevaate, nii nagu ta haiglapalatis saab oma patsiendist ja selle põhjal saab teha siis kiireid ja õigeid otsuseid, nõustada kiirabibrigaadi või ka siis vajadusel ise välja sõita ja tulla sinna kohapeal appi. 60 000 elanikuga Põhja-Tallinna linnaosas töötab igapäevaselt 3 kiirabibrigaadi. Uues tugikeskuses on piisavalt ruumi ka reservbrigaadidele. Tallinnal on ambitsioonikas plaan luua eri linnaosi ja naabruskondi ühendav rohekoridor ehk Putukaväil. Esimesena ehitatakse see välja Põhja-Tallinnas Kopli kaubajaama piirkonnas, kust suundutakse edaspidi kuni Astangu ja Hiiuni välja.
Tallinna linnal on plaanis rajada kokku 13 kilomeetri pikkune putukaväil, mille rajamisega hakatakse esmalt peale Põhja-Tallinnas Kopli kaubajaama piirkonnas. Sealt liigutakse kuni Astanguni ning lõpuks kuni Hiiuni. Sellise pika lineaarpargi, sellise pika rohemagistraali tekkimine on kindlasti oluline samm nii liikuvuse seisukohast, sest siin on võimalik tulevast teed mööda liikuda kergliiklusvahendidega, olgu selleks siis jalgratas või tõukeratas, tekib omamoodi eraldatud magistraal, mis võimaldab erinevate linnaosade ühendamist ja teiselt poolt on see oluline ka neile inimestele, kes elavad kas siin vahetusläheduses või kes soovivad siia tulevikus tulla, sest see kõik muutub üheks pikaks ja huvitavaks eripalgeliseks pargialaks. Koridor hakkabki ühendama eri linnaosi, naabruskondi, säilinud rohealasid ja erineva iseloomuga hoonestusalasid. Ta ei ole rohekoridor ainult nii-öelda ökoloogiliselt, vaid ta on rohekoridor ka inimeste liikumise mõttes. Et kogu see putukaväil, me oleme praegu põhja osas, üks lõik sellest ainult, aga tegelikult ta ulatub välja kuni Astanguni ja see on väga hea rändekoridor erinevatele tolmeldajatest putukaliikidele, kes on siis asustanud selle ala kui õhuliinide aluse ja endise raudteetammi aluse territooriumi. Võiks ju arvata, et selline roheala pea kesklinnas nii liigirikkale putuka hõimkonnale ei sobi, kuid on just vastupidi. See putukaväila ala on päris hea elupaik mitmesugustele tolmeldajatele, päevaliblikatele, erakmesilastele, kimalastele ja uuringud näitavadki, et nad tunnevad siin päris hästi, et siin on leitud üle 10 kimalase liigi, 15 liiki päevaliblikaid, 30 liiki erakmesilasi, mis näitab just seda, et siin see taimekooslus on väga mitmekesine, siin on erinevat tüüpi õisi ja see ongi see, mis neid siia meelitab. Abilinnapea Novikovi sõnul on esmalt vaja projekti, millega läheb aasta-poolteist aega ja seejärel on võimalik vastava rahastuse olemasolul väila rajama hakata. Täna algasid Lasnamäe spordikompleksi ees Majaka ja Kantsi tänava vahelisel Peterburi tee ristmikul tänavavalgustuse rekonstrueerimistööd. Olemasolevad valgustid asendatakse säästlike LED-valgustite vastu. Tänavalõigul Majaka tänava ja Peterburi tee ristmikus kuni Jüriöö pargini vahetatakse välja olemasolev tänavavalgustus kaasaegsema lahenduse vastu. Need, kes elavad siin kandis, teavad, et just selles lõigus on väga palju vanu betoonposte, millele on kinnitatud vanad valgustid ning linna plaan on novembriks siis vahetada välja kõik vanad betoon või ajutised puidust postid uute vastu, panna üles LED-valgustid, mis on ühelt poolt säästlikud, aga teisalt annavad ka parema valgustuse ning ühtlasi muuta ka siinsed ülekäigurajad jalakäijatele turvalisemaks, valgustades välja neid eriliste nagu just ülekäigu zebradele suunatud siis valgustitega. Tööde käigus muutub aeg-ajalt ka liikluskorraldus, mida tasub liiklejatel jooksvalt ka jälgida. Ehitustööd peaksid lõpule jõudma novembris 2020. Vabariigi valitsus on majutusteenuse nõudeid lihtsamaks muutmas, kuid siiani on reguleerimata kodumajutusteenus. Eestis on reisimajutusest 14–16% kodumajutus ja eelkõige on suur protsent nendest linnades. Tallinna linnapea sõnul vajab vastav teenus kiiresti läbivaatamist ja ehk ka litsentsi kehtestamist. Valitsus on toetanud turismiseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmist, et kaasajastada majutusteenuse osutamise nõudeid. Ei pea enam olema hotellis kindlasti 10 tuba, 10 ruumi, kodumajutuses samuti lihtsamaks. Ja üks punkt, mis varasemalt oli, et Vabariigi valitsus pidi hotellide tärnid kinnitama, siis enam seda ei ole vaja teha, et see sektor saab ise omakeskis hakkama, need tärnid ära määratletud. Kodumajutust rohkem hetkel ei reguleerita, kui Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart soovib just karmistada näiteks külaliskorterite pidamise korda. Siin on ka Tallinna linn pöördunud Vabariigi valitsuse poole ja selle kodumajutuse juurde me kindlasti tuleme lähiajal tagasi, et arutada neid võimalusi, kuidas siis tagada parem olukord ühistutele, kes siis aeg-ajalt kaebavad, et tõesti see kodumajutus võib minna üle käte, see, mis seal toimub. Teisalt
kindlasti ei ole ka meie eesmärk keelata või lõpetada kodumajutust. Linnapea ettepanek on, et kodumajutus saaks edaspidi pakkuda vaid litsentsi omanik. Selleks on vaja 2/3 ühistu nõusolekut Tervise- ja Päästeameti luba. Külaliskorterite olemasolu linnaruumis tihti tähendab kohalikele inimestele ka probleeme. See valdkond ei ole reguleeritud, meil puudub selge arusaam, missugust kvaliteedi pakutakse turistidele ühes küljes, aga teises küljest me ei tea, missuguseid probleeme tekitab elanikele külaliskorterid. Linnapea sõnul tuleb valdkond kiiresti reguleerida, sest Eestis tervikuna hõlmab külaliskorterite maht 14–16% reisimajutusest, mida on piisavalt, et korteriühistuid häirida. Salme kultuurikeskuse esimese etapi rekonstrueerimistööd on lõpule jõudmas. Hoone sisu on täiesti uuenenud. Õige pea saavad valmis uued Black Box teatrisaalid ja uued harjutusruumid Salme kultuurikeskuse huviringidele. Tööde tähtaeg on küll alles septembris, kuid juba saab aimu, millised hakkavad välja nägema Salme kultuurikeskuse remonditud ruumid. Kunagise tantsusaali asemele on valmis ehitatud kaasaegsed Black Box teatrisaalid, uued harjutusruumid saavad endale ka huviringid. Sügisest alustab keskusesse ümberkolimist ka Tallinna Linnateater. Ma arvan, kõige olulisem osa maja välimuse poole pealt on just see, et maja katus sai korda tehtud. Sisu poolest ma arvan, kõige olulisem on see, mis sai ära tehtud 3. korrusel. Me tegime 3. korrusele 2 uut Black Boxi, mis on sisustatud siis kaasaegse heli- ja valgustehnikaga. Tõsi küll, esimesed 3 aastat, kui see Black Boxid valmis saavad, neid hakkab kasutama Tallinna Linnateater, kes tuleb meile rentnikuks, kuid edaspidi jäävad need juba Salme kultuurikeskuse kasutada. Salme kultuurikeskuse näol on tegemist Eesti suurima kultuurikeskusega, millel pinda ligikaudu 7000 ruutmeetrit. Keskuse direktori kohusetäitja Sten Svetlakovi sõnul annab see majale suured võimalused. Et siin võiks olla 24/7 kogu aeg midagi toimuda. Ühes otsas laulavad koorid, teises otsas toimuvad teatrietendused. Et see esimene etapp, mis me praegu remonttöödega lõpetame, et seal sai ka väga palju tehtud selle jaoks. Erinevad heliisolatsioonid. Me tegime paremaks ka majja sissepääsu. Ehk siis meil on võimalik, et siin Salme kultuurikeskusest samal ajal toimub mitu erinevat etendust. Järgmise etapina võetakse ette Leelo keldrikohviku taastamine. Salme kultuurikeskuse suures teatrisaalis paigaldatakse esialgu lisavalgus. Saali nagu ka hoone välisfassaadi põhjalikum remont jääb tulevikku. Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma. Puhupidaja kogutuul 4–7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10–12 kraadi. Homme päeval pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma, esineb äikest. Puhub edela- ja läänetuul 10–15, puhanguti 26 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15–17 kraadi. Pühapäeva öösel vähese vahelduva pilvisusega ilm võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur 8–10 kraadi. Pühapäeva päeval vähese vahelduva pilvisusega ilm, sajab hoovihma, esineb äikest. Õhutemperatuur 16–18 kraadi. Esmaspäeva öösel vähese vahelduva pilvisusega ilm võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur on 9–11 kraadi. Esmaspäeva päeval vähese vahelduva pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Õhutemperatuur 16–18 kraadi. Tallinna uudistest täna kõik. Aitäh, et meid vaatasite. Töönädal saab läbi ja soovime teile toredat nädalavahetust. Kohtume taas esmaspäeval.